lugupeetud Riigikogu liikmed, omavalitsuste juhid, kõik teised külalised, kes on huvitatud sellest, mis Ida-Virumaast võiks lähima 2, 3 või 10 või ka 15 aasta pärast saada. Et mina olen Eerik Amseevaja Põhjarannik, Ida-Virumaa maakonnalehe peatoimetaja ja püüamegi täna siis ühiselt arutada, millised on need võimalikud tulevikuideed, mis lihtsustatult öeldes aitaks Ida-Virumaal hästi elada ka siis, kui põlevkivi kaevandatakse ja kasutatakse vähem, kui seda eelneva 100 aasta jooksul on tehtud. Milline see tuleviku Ida-Virumaa võiks olla? Kas ta on noorteparadiis või selline mõnus paik vääriliseks vananemiseks? On ta tulevane suur militaarkeskus kusagil Euroopa Liidu piiri ääres, mille järgi tulevikus võidakse nimesid saada mõni maailmakuulus bänd nagu Rammstein või veel midagi muud, et selle aruteluni käigus me tahakski täna siia jõuda ja meie põhieesmärk on ikkagi sõeluda välja vahvaid ja töötavaid reaalseid ideid, mis tuleks meile tulevikus kõigile kasuks. Ja kes seda siis teevad? See tänast üritust korraldavad Riigikogu Arenguseire Keskus, Riigikogu Ida-Virumaa toetusrühm ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit. Ja seepärast ma palungi kõigepealt tervitussõnadeks siia Riigikogu Ida-Virumaa toetusrühma ühe aktiivsem liikme Katri Raigi. Mul on nii kõva õpetaja hääl, tere hommikust. Räägib on ka tõlge siin, jah. Olgus ma pean ka rääkima mikrofoni. Head inimesed, kõigepealt kõigile suur aitäh, et olete täna hommikul võtnud tulla siia Jõhvi kontsertimajja ja teiseks peame ütlema see, et siin ei räägi toetusrühma nimel Dmitri Dmitrijev, kus sa Timo oled, siis on meil omavahel kokku lepitud ja siin ei ole mitte mingisugust poliitilist konflikti. Nagu ikka, kui on midagi tüütud, võtavad naised seda teemat vedada, nii et ka seda puhku siis Ida-Viru toetusrühma poolt olen ma püüdnud hoida seda tänase seminari sünnilugu koos. Ütlen kohe, kuidas see sündis, oli 2 erinevat ideed. Üks oli Riigikogu Arenguseire Keskuse ja toetusrühma idee ja teine oli Ida-Virumaa omavalitsusliidu idee. Ja selleks, et mitte kutsuda ühtsid samasid inimesi kokku 2 korda arutama Ida-Viru tuleviku üle, sai need ideed omavahel kokku pandud. Ja tänase õhtu lõpuks on siis võimalik kõigi hinnata, kas said hästi kokku pandud või võiks edaspidi teistmoodi neid ideid omavahel kokku panna. Tahan kohe öelda aitäh Uku Varblasele, kes on siin esimeses lauas Arenguseire Keskuse poolt. Aitäh Uku, et sa aitasid kaasa. Teada Niilos, kes keskust juhib ja kes kohe järgmisena sõna saab. Aitäh Hardile, Ivorist ilma Hardita seda tänast üritust päris kindlasti ei oleks, on õige öelda, tema on ära teinud kogu päris praktilise töö. Veel tahaksin ma sissejuhatuseks öelda, et miks me täna kokku tulime, mitte selleks, et kurta, kui raske on Ida-Virumaal, vaid selleks, et täna ära minna vähemalt sellega, nagu ka Veerik vihjas, et on vähemalt üks hea idee, mida mina ise saan aidata kaasa, igaüks meist, mille elluviimisel siis Ida-Virumaa muutuks paremaks. Me oleme harjunud Ida-Virumaast kurtma, aga asjad pole üldse nii hullud. Ma olen ise ka veidi ehmatanud, kui vaadata Statistikaameti andmeid, siis näiteks eelmise aasta Ida-Virumaa palk on üldse kõige väiksem inimeste sissetulek, meist väiksem oli inimeste sissetulek Võrumaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Valgamaal, Saaremaal ja Hiiumaal. Nii et Ida-Virumaa on 8. kohal päris keskmine. Kui me oleme harjunud rääkima, et Ida-Virumaal on inimesed haiged, siis esmahaigestumiste järgi sugugi mitte nii ei ole, küll tervena elatud aastate järgi. Me oleme harjunud rääkima, et kõik lähevad Ida-Virumaalt ära. Ida-Virumaalt tõesti minnakse kõige rohkem ära, aga Järvamaa protsendist Järvamaa on kohe meie järel 0,85% vähem, mis näitab, et Ida-Virumaa on tegelikult üks täitsa tavaline Eesti koht, mida meie lihtsalt kõik teistest rohkem arvastame ja mille eest me püüame hea seista. Ma loodan, et tänane päev läheb meie kõigi abiga väga positiivses meeles ja salamisi ma loodan, et see ei jää viimaseks sarnaseks kohtumiseks, kus siis erinevad Ida-Viru aktiivsed arendamisele orienteeritud
kogumid tulevad kokku ja räägivad Ida-Viru arengust. Ja veel tähtsam kui rääkida, on midagi ära teha. Aitäh! Ilusat päeva kõigile! Aitäh! Ja palun nüüd tervitussõnadeks siia Viigu Arenguseire Keskuse juhi Teada Niilavi. Tere hommikust! Ka mul on väga suur hea meel näha, et seminaril on pälvinud suurt huvi, et olete siia võtnud tulla. Ja Katri Raik juba tänas paljusid, tänu kellele tänane üritus teoks sai. Ma omakorda tänan Katrit, aitäh sulle selle seminari eestvedamise eest ja Arenguseire Keskusel oli suur rõõm olla selle tänase seminari kaaskorraldaja, sest regioonide tulevik on meil parasjagu fookuses. Paar sõna Arenguseire Keskusest. Me alustasime Riigikogu juures tegevust 2017. aastal. Me oleme sõltumatu mõttekoda ja meie ülesanne on analüüsida erinevaid arengutrende ja nende koosmõju ja koostada stsenaariumeid võimalikest erinevatest arengutest, arenguradadest, mis võivad erinevates valdkondades lahti rulluda. Ja käesoleval aastal on meil parasjagu töös olnud Eesti regionaalne vaade, milliseks võib kujuneda regionaalse majanduse tulevik Eestis. Ja selge on, et ei ole head elu Eesti eri piirkondades, kui ei ole kohapealselt tugevat majandust. Aga ei ole ühte võimalikku lahendust, milline võib olla kohapealseks tugevaks majanduseks, vaid neid variante on mitmeid. Ja ka neid mõjureid, mis kutsuvad esile arenguid ühes või teises suunas, on mitmeid. Ja me oleme neid sõelunud sel aastal erinevaid arengutrende ja jõudnud järeldusele, et kõige tähtsamat rolli mängivad tehnoloogilised muutused ja kliimaküsimused. Ja on selge, et siin Ida-Virumaal ei tohiks ilmselt kumbki neist tekitada küsimust, vastupidi, nad on siin põhja keeratud ülejäänud Eestiga võrreldes. Ja meie esitlus täna on üles ehitatud sellisena, et kõigepealt räägib Uku Varblane stsenaariumi projektist üldisemalt, kuidas me seda tegime, milliseid tegureid kaaluti ja hiljem räägib Kari Raagma spetsiifiliselt siis Ida-Virumaa arenguradadest, mis sellest tööst välja joonistuvad. Ja see on täiesti ahjusoe. Me ei ole seda tulemust, neid regionaalarengu stsenaariumeid veel esitlenud. Me plaanime seda teha 7. novembril Tallinnas. Olete kõik oodatud, kes ei ole veel kutset saanud, hea meelega edastame. Ja seetõttu on teil täna mõnes mõttes privileeg, aga ka selline nõudlik roll hinnata neid stsenaariumeid, mida me välja pakume ja nende põhjal siis arutleda Ida-Viru arenguvariantide üle. Ja ma loodan, et tänane seminar kujuneb viljakaks, mõtteid genereerivaks ja uusi lahendusi pakkuvaks. Suur aitäh teile! Aitäh! Ja kes siis veel Ida-Virumaa ühiste huvide eest tugevamini ja paremini seisaks kui Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit? Palun, esimees Eve East. Tere päevast ka minu poolt. Tegelikult see tänane seminar on näiteks, et Ida-Virumaal osatakse käsikäes käia ja ühtselt siia sama laua taha tulla, et rääkida üliolulisel teemal. Kui selle aasta juuni algul lahvatas meediauudis, et 1300 töötajat Eesti Energias läheb koondamisele. Loomulikult oli see kõigile valus hoop. Aga siinkohal ongi tänud meile kõigile, et me alustasime oma mõttetööd ja vaatame, kuidas on siis võimalik leida
võimalikke parimaid lahendusi, et sellest olukorrast siis välja tulla või seda vähemalt leevendada. Ja nendest 3 olulisest koostööpartnerist oli juba juttu, kes siis istusid maha ja tänane seminar on tõepoolest sündinud ülikiire aja jooksul. Ja mis siis oli meie tegelik eesmärk? Ongi vaadata kõigepealt tulevikku, kas me saame ise midagi ära teha. Algatatud arutelu ei jää mitte esimeseks, selles oleme me ka kokku leppinud. Et see on täna esmane, kus me siis vaatame, kuidas Euroopa Liidu ja Eestis võetud kliimapoliitika eesmärgid lähiaastatel maailmas toimuvad muudatused mõjutavad siis seda põlevkivisektorit, kaevandamist ja siis põlevkivi kasutamist. Ja millised siis saavad olema need võimalikud lahendused? Väga paljud teist osalesid ka Liimalas 8. oktoobril toimunud VKG keskkonnapäeval ja tegelikult jäi seal kõlama üks oluline mõte. Keskkonnasäästlik poliitika ei ole ainult põlevkivisektori väljakutse, vaid väljakutse kõigile sektoritele ja igale inimesele üksikult. Ja tahakski öelda, et meie kõigi eesmärk on eelkõige koostöö, ühised mõtted, ja ärgem püüdkem üksteist ära tumbata või kellelegi ära teha. Me olemegi selleks, et ühiselt siis leida need parimad lahendused. Ja mis siin ikka rääkida, et tänud veel kord kõigile nendele, kes siin nii Riigikogu poole pealt Ida-Viru toetusgrupis kui Arenguseire Keskusele kui ka meie enda omavalitsuste liidule. Et nüüd annaksingi edasi juba palju konkreetsemalt numbrites meie minevik, tulevik ja praegune hetkeseis. Et Hardi, palun. Aitäh, veel enne kui me hakkame tulevikuvisioonist rääkima, mõtlesin, et teen kiire tagasivaate, kust me siis oleme tulnud. Et meie maakond arvudes ja võtsin selliseks indikaator aastaks 1990, kuna kui me räägime CO2-st, siis alati on see aasta olnud indikaatorilt, et see on nüüd see baasaasta, millest siis me peaksime hakkama vähenema. Et kahjuks osasid statistilisi andmeid küll nii varastest aastatest ei olnud, aga mõned siiski said. Ja loomulikult, kui me räägime meie maakonnast, siis kõige karmim selline graafik, mis on elanike arv. Et 221 000 pealt me oleme tänaseks jõudnud 136 000 peale. See on nii protsentuaalselt kui absoluutarvudes ikkagi midagi sellist, mida ei ole kuskil teistes regioonides, vähemalt siin lähipiirkonnas juhtunud ja isegi võrrelda seda nende kuulsate söeregioonidega nagu Ruur ja seal ka ikkagi need numbrid on oluliselt sõbralikumad ja ma väga tahaks loota eeldan, et ega sellist kukkumist enam lähitulevikus ei juhtu. Ja samas ega me sellele tasemele, mis on 200 000 ja rohkem, ka lähitulevikus kunagi jõua. Natuke rõõmsamad numbrid on loomulikult see, mis on juhtunud meie palgaga. Et palk on ikka väga jõudsalt kasvanud ja nagu graafiku mõttes on ilus vaadata, loomulikult kõik teame, et elukallidus on kasvanud koos sellega. Ja jällegi, kui me räägime sellest baasalgusest ja 90 aasta algusest, tegelikult siis oli Ida-Viru või tolle ajast siis Kohtla-Järve rajooni toodi välja ikkagi kui ühte piirkonda, kus on Eesti ühed kõige kõrgemad palgad. Et meie algushetk oli, stardipositsioon oli võib-olla võrreldes teiste Eesti piirkondade isegi parem. Siin Katri tõi välja küll, et me oleme jõudnud nagu keskmise palgaga paljudest maakondadest mööda, kuid tegelikult ikkagi, kui me räägime nagu mediaanväljamaksetest, siis selles osas on meil ikkagi väga palju arenguruumi, ei ole kellega võrrelda, et kui võrdleme tagumise otsaga, siis küll, aga me endal arengustrateegias oleme pannud eesmärgiks ikkagi, et meie tahaksime, et meie palk oleks 90% Tallinna-Harju keskmisest.
näis. Ehk see meie rahvuslik rikkus on ka väga ilusasti tõusnud, loomulikult per capita on ta tõusnud ka tänu sellele, et inimesi on vähemaks jäänud, aga samas ka selle absoluutarvudes on ta tõusnud ja me oleme maakond siis, kes toodab üle 1 miljardi euro lisaväärtust ja see tõus on olnud ikkagi selline jätkuv. Kui me räägime nüüd meie osatähtsusest kogu Eesti majanduses, siis jällegi võetes aluseks 95. aasta, siis meie osatähtsus oli oluliselt suurem, üle 76%, tänaseks on ta langenud 57% peale ja see on ikkagi seotud põhiliselt sellega, et mujal Eestis, eelkõige siis ikkagi Tallinn-Harju piirkonnas on SKT ja inimeste rikkus tõusnud oluliselt kiiremini. Me oleme maakond, kes hästi palju sõltub nafta hinnast ja kui ma seda nafta hinda vaatama hakkasin, huvitav on see, et nafta hind on peaaegu jäänud samaks, et kui 90. aastal oli ta $43 barrelist, siis nüüd on ta kuskil seal 60 peale, et vahepeal oli siin selline anomaalia, et oli üle 100 euro, aga täiesti selline nafta hinna kasv on olnud võrreldes ikkagi palkade ja SKT kasvuga ikkagi oluliselt väiksem. Et me oleme siin eelkõige arengustrateegia koostamise käigus teinud neid graafikuid, et kuidas meie SKT nii-öelda graafik jookseb enam-vähem samas rütmis nafta hinnaga, siis päris nii ta ei ole, et kui me vaatame nüüd seda viimast alates 2015 liikumist, kui nafta hinnad alla tulid, siis meie SKT ikkagi läks ilusti ülesse või jäi püsima. Loomulikult see kasvupotentsiaal oleks, kui nafta hinnad oleks säilinud 2015. aasta tasemel, siis oleks see palju parem olnud, aga siiski ta pole nii karmilt ka alla läinud. Ja põhjus on selles see, et kuigi meie oleme jätkuvalt Eesti ainukene maakond, mis me saame öelda, et meil on tööstusmaakond, ehk siis tööstusenergeetika on üle 50%, aga siis varasemalt 55% on ta jõudnud 51% juurde ja ilusasti on tõusmas teenindussektor ja kui selle osatähtsuse graafiku juures võib vaadata seda, et mõelda, et tööstus on langenud, siis tegelikult absoluuthindadesse siiski selliselt ei ole, et tegelikult me oleme vähem ka viimastel sellistel rasketel aastatel suutnud tööstussektori osakaalu nii-öelda jooksevhindades isegi pisut kasvatada ja väga ilusaid tublisid samme on teinud teenindussektor, jõudes siis 2017 juba ka peaaegu 600 miljoni euro juurde, et see on väga hea tulemus ja sealt on samas kasvupotentsiaali üsna palju, sest et Eestis keskmiselt on teenindussektori osakaal 70%. Aga see näitab, et meie maakond on juba viimastel, ütleksin, 10 aastal oma sõltuvust põlevkivist ja ka nafta hinnast vähendanud, aga see on tõesti ikkagi jätkuvalt suur ja meie jaoks oluline asi. Aga kui me suudaksime samamoodi jätkata, et nii tööstussektori absoluutnumbrid kui ka siis teenindussektori absoluutnumbrid ja suhtarvud suurenevad, siis see oleks väga hea. Aga see oli väike tagasivaade ajalukku, et tänu tähelepanu eest ja edukaid mõtteid ja asjalikku arutelu meie tänaseks. Aitäh! Aitäh, Hardi! Arvude maagia eest, et Ida-Viru keskmine palk tõusis teatavasti kõige suurema sammuga siis, kui Kreenholmis kadusid 1000 odavad töökohad. Siis statistiline keskmine palk kohe hüppas kõrgemale. Et või kui vaadata positiivsema poole pealt, siis elanike arv küll väheneb, aga Ida-Virumaal elab endiselt sama palju inimesi kui 5 maakonnas kokku. Võtame Järvamaa, Jõgevamaa, Raplamaa, Põlvamaa, Valgamaa, 5 peale kokku on sama palju elanikke, meil on siin palju ja meil on ka sellele palju võimalusi.